Nii, ei kavatse nagu kodus väga istuda selle karantiiniga, aga täna on küll kena ilm. Muidugi uudis oli hommikul see, et Tallinn või Harjumaa võidakse lukku panda. Kihutasin minema ja jõudsin siis Virumaale Viitnajärve juurde. Viitna Pikkjärv. Mul on õnneks uhked matkasaapad. Piirivalve poolt olen need saanud. Ja juurikad on muide libedad. Nende peale ei tasu praegu astuda, kes ka metsa kavatseb minna. Kuulan siin, et siin lapsed kuskil kilkavad. Et ei ole ka siin metsas ma üksi, aga tore, et inimesed käivad niimoodi õues ja ei istu koroona hirmus 4 seina vahel või kaubanduskeskuses. Nii, jõudsin siis siia tippu nüüd ja siit läheb kolinal alla mäge. Järve lõunapoolne kallas siis või ma ei tea, mis ilmapiiril see on. Aga siit saab kenasti kohe ennast järve rullida, kui tahtmist on kukerpalli või külapoiss hüpata siia alla. Siit alt läheb ka rada. Sinna peaks jõudma kuidagi. Olen Viitna Pikkjärve lõunapoolsel otsas ja see on puha jää all siin. Ja see jää tundub suht paks siin olevat veel. Oi, ei kukkunud läbi jää. Aga see ei ole ka võimatusest. No, võib-olla seal keskpaga seda jäämassiivi isegi kannab veel. Aga no, mul pole seda tarvis. Vara veel. Kuigi mul meeldib siin väga ujuda. Edasi mõnda seda kallasrada siis. Ma ikka mäkke ronima. Veetlase on ka suht normaalne, et ei ole üle kallast, et läbi ei saaks. Mätta maailm siin. Siuke väike oma mets neil siin ja mingid lasipulaatsed tooted. Huvitav, milleks need on. Tõesti taha, et siit nagu ujuma minnakse. Aga tegelikult on sellel nüüd väga hea otstarve, et siia saab kenasti riided ja rätikud peale panna ja kenasti ujuma minna. Ma arvan, et kui siin on käidud enne mitukümmend aastat ujuma, siis käiksegi edasi. Siin näeb ka kohalikke. Tegemist on Paisjärvega, ausalt öeldes ma ei tea, mis kant see on. Kohe peaks tulema Lasila, just oli Neeruti. Kadrina Väike-Maarja tee ääres on siukene asjandus. Pandivere kandi üles arvatud põllust ja kohe on ka järve ja mina pean kuskilt seda äärt mööda sinna tampima, aga ma lähen otsima Jõepere. Võt see on see järve nimi. Pardid on ilmselgelt pahased, et ma tulin Jõepere Kalevipoja allikaid. Mitte ainult partidele ei meeldima, laululoik ka. Ma ütlen, et siin on see vesi, on kohe näha, tuleb kuskilt allikatest, et kõik on väga hästi näha. Siit on siis näha ka üks allikas järve põhjas.
vaataks, panen mõnda teist ka. Siin siis on teine allikas kohe kalda ääres. Suur kivi. Sellest on legenda, ühesõnaga. Kalevipoeg tõstis kivi üles ja siis hakkas voolama. Isegi ka mina ei usu seda. Kalevipoeks, aga ma võtsin oma autost tühja veepudeli kaasa, mis mul asja tühjaks ja kavatsen selle nüüd siit kuidagi ära täita. Kalda äärest. Praegu. Kahjad. Mõtled enam mihmatada ei saa. Diana mõllab siin laulda. On olnud mingi kuivati või mingi siuke asi. Mis siin on ägedad, mingid võimsad uksed siin. Aga see tundub ikkagi olevat laut olnud. Jah. Elisabethal oli laenanud, et need pisarad olid põhjustatud oma täieliku küündimatuse tajumisest, kui ta seisis silmitsi. Ma olen kuskil vales kohas, sest see paemuuseum ja loss ja kõik asuvad ju seal. On järelikult sinna tee peale jõudma kuidagi. See on Porkuni järv siis. See on see järv, kus võtsid ringi need saared kuud peal. Aga nüüd ma ei tea, see, mis seal ees on kindlasti, kas nüüd see saar on kinni kasvanud või ta lihtsalt seisab seal niimoodi. Nii. See on siis uhke Porkuni mõis teiselt poolt. Järgmine peatuspaik on siis Jäntujärved. Siin on vahepeal läinud juba täiesti valgeks. Samas kuulsime praegu just Vikerraadios, kuidas Ivo Liina rääkis, et Muhus päike paistab. Karjuv ebavõrdsus. Ei tea, kas see on nüüd see sama järv ja teine sopp või on see mõni teine järv? See on hoopis Rohe ehk Vahejärv. Kus see teine appekene, mingid tordid jääd jalale. Teine oli Valgejärv. See on nüüd Rohejärv. Järgmine oli, appi mul läks nimi meelest ära. Imeline puhas vesi. Järve nimi seal ees on Sinijärv, mis on kuulus oma tohutute allikate poolest.
Ja see järv on ka kuumal suvel üldiselt väga külm. See on nagu see õige Sinijärv nüüd. See teine järv, mis ma enne mõtlesin, et Sinijärv jääb rohkem sinna nuka taha niimoodi. Siit neid allikaid näha ei ole, on lihtsalt selge vesi. Kuigi tegelikult loetakse ikkagi Eesti puhtama veega järveks seda Paukjärv loomulikult. Siin keegi liikus siin all. Ja. Ära lendas Peetja. Ma saab kohe patareid üheks telefonil, ma ei tea, mis nüüd saab. Kõik mu selfid jäävad tegemata. Öösel, kus olen Norra allikate juures. See tegelikult ei ole allikas, see on veetoru, aga ajab puhtalt välja. Siia ma jääb.